laastus võib toataimi jagada mitmeti. Aga kõige lihtsam on neid jagada eelkõige soojalembesteks ja jahedalembesteks. Minu meelest toataime maailmas, meie toataime maailmas üks väheseid, kui mitte ainsaid taimi, mis looduses kasvab õues ka Eestis. Luuderohi on ju Lääne-Eestis ja saartel, kas nüüd just tavaline, aga teda ikkagi leidub ja teda saab ka päris kenasti meil õues kasvatada. Luuderohi on ka selles suhtes minu meelest hästi geniaalne taim. Kui teil on selline jahe koridor, kus üldiselt valgust väga ei ole ja tuuletõmme on siis luuderohi on selline tegelane, kes kenasti ka sellises jahedas hämaravõitu koridoris hakkama saab. Siin on nüüd minu meelest üks seltskond taimi, kellel on toataime maailmas vist kõige ilusamad lehed. Need on siis erinevad marantalised. On selline troopiline sugukond nagu marantalised ja siis vanadest toataimedest on selles sugukonnas kõige tuntum valgeroodne maranta, aga siis praegu müüakse sellest sugukonnast siis tiigerlehikuid, sugalilli, vaulehikuid, nende nimed on kõigil erinevad, aga hooldusnõuded on neil praktiliselt samad. Ja nende taimede puhul ma ütleks, et kuigi nad on välimuselt täiesti vastupandamatud, siis kindlasti ei ole tegemist algaja toalile kasvataja taimega. Kui te olete juba sellised elementaarsed toalile kasvatusnipid kätte saanud, siis võib edasi minna marantaliste suunas. Nende puhul kodustes tingimustes on alati hästi keeruline saada paika ühtlane kastmisrežiim ja teine asi on see, et neile meeldib keskmisest natuke kõrgem õhuniiskus. Taimed on aastamiljoneid koos elanud erinevate putukatega ja te olete kindlasti näinud kapsaliblikaröövikutest ära söödud lehte. Ja kui siis kuskil troopikametsas lendab ringi mingi emaliblikas või mingi muu tegelane, kes otsib kuhu mune muneda, siis ta vaatab, siin on mulle sobiv leht, siin on lehe sees ilusad augud, järelikult keegi on siia munenud, järelikult siin juba keegi sööb, järelikult mul ei ole mõtet siia enam muneda, minu lapsed enam siin täiskasvanuks ei saa ja lendab järgmist lehte otsima. Kas see kõik niimoodi on, seda ei tea, aga mina arvan, et nii võib see küll olla. Oma troopilisest Kagu-Aasia päritolust tingitult on ta väga leplik siis selle meie talvise toatemperatuuri suhtes, see talle sobib, tal on sellised paksud lehed, ja siis sellised jämedad juured, kuhu ta kogub varuks vett. Nii et tema jaoks ei ole selline ülikõrge tubane õhuniiskus ka väga oluline, ta saab sellega kenasti hakkama, kui on selline tavaline toa õhuniiskus ja ta ei pirtsuta väga siis, kui ta natuke kuivale jääb, nii et otsest päikest ta ei vaja, ta saab hakkama pigem selliste natuke hämaramate oludega, võib ka kenasti õitseda. Ja mida ta tõeliselt kardab, on see, et kui te panete ta näiteks ümbrispotti ja kogu aeg korralikult kastate ja siis te ei vala sealt ümbrispoti alt seda vett ära ja siis ta vaesekene peab kogu aeg olema jalgupidi vees. See on siis kuukingadele üks kõige kindlamaid surmaotsuseid. Tema on selline hästi põnev austraallane, selle taime nimi on kängurukäpp ja siin need õied ei ole veel kahjuks lahti, aga kui need õied lahti lähevad, siis nad on tõesti sellised ilusad nagu väiksed känguru esikäpakesed sõrmetarali või toakask
või noh, ühesõnaga heal lapsel mitu nime ja minu meelest roosipiskid on selle hea nime ära teeninud kuhjaga ja veelgi enam. Sellepärast, et ei ole minu meelest teist nii ilusasti õitsevat ja toredat ja vastupidavat toataime kui roosipisk. Peaks olema kent ja palm, et tema on siis üks sellistest tegelastest, kes vajab suhteliselt vähe valgust ja tema teine hea omadus toapalmina on see, et ta ei kasva ülemäära kiiresti. Et veel, mis taimedest, kes saavad väga hästi toatingimustes hakkama ja taluvad sellist madalamat õhuniiskust ja vähesemat valgust, on erinevad draakonipuud. Et kuigi ka draakonipuud võivad kasvada hästi suureks aja jooksul, siis nende hea omadus on see, et draakonipuid saab alati tagasi lõigata. Palmidega paraku see ei õnnestu, kuna nendel on ainult tüve peal üks kasvukuhik, see on seal varre tipus, et kui te selle likvideerite, siis on ka palm ka lahkunud meie seast. Et see nüüd siis peaks olema Leucasia lauterbachhiana ja tema on siis ka nüüd, ütleme, selline kui tõsta tema praegune suurus inimaastatesse, et tema on siis nüüd ka üks varateismeline taim. Et loomu poolest võiks ta kasvada selliseks rinnuli ulatuvaks ja tema need sellised kihvtid, natuke punakad, nooljad lehed võiksid kasvada selliseks tubliks poolemeetriseks. Monstera küllalt lähedane sugulane ja kui teil on palju ruumi ja te tahate endale koju midagi tõeliselt efektset, et see on siis nüüd vanasti kandis ta nime kahelisuilges philodendron. Nüüd ta on philodendronite perekonnast tõstetud eraldi perekonda, mis on Taumatophyllum, aga see ei oma mingit tähtsust. Et temal on siis ka sellised hästi kihvtid, suured, hõlmised lehed ja tema puhul võib ka seda öelda, et kuna tema on samamoodi troopiline, selline suhteliselt jämedate paksude lehtedega, et ta saab kenasti hakkama meie selle tubase temperatuuriga, selle tubase soojusega talvel ja samamoodi saab ta kenasti hakkama ka meie suhteliselt madala õhuniiskusega.